Nii, räägime nüüd matkaautodele hästi tihti paigaldatud tagalisaõhkpadjad. Äh, See on väga paljudel autodel on see peal, aga meil täna sellel autol on vähe nii-öelda uuem, moodsam versioon. Ega ta väga palju oma põhimõttelt, et ei erinegi sellele tavalise, kuid siin on elektrooniline juhtimine, mis esmapilgul võib tõndada sihuke tilulilu, aga praktilisel kasutamisel vahe on öö ja päev, et kas kasutada seda vanakoolisüsteemi, kus sa ise vajutad nupus kompressori käima, jälgid neid vibreerivaid andureid, et palju rõhku läheb, või siis veel hullem, kui tahad nagu rõhku maha lasta, siis näppudega seda peenikest ja raskesti vajutatavat pulka all hoida, et saada soovitud rõhk. Ja noh, ütleme nii, et seda sõiduaeg teha on ikkagi väga-väga ebamugav, kuid meil on sellele vähe moodsam lahendus, kus kõik need mured on kadunud. Nii, selle asja kasutamine on see, et vajutame ühte nuppu, tuleb puldil pilt ette. Nüüd ta mõõdab ära, palju hetkel patjas rõhk on. Kui tahad muuta, vajutad korra nuppu, paned soovitud rõhu ja automaatselt ise teeb. Täpselt sama on ka vastupidi, et kui soovid rõhku suurendada, siis paned suurema rõhu ja ta teeb ise seda. Maksimumrõhk on kuni 3,5 barri, sellepärast et tootja andmetel, kui 4 barri on juba sisse lastud, siis on tähendatud seda, et hakkad tagasilda rebima. Kui nüüd tekib küsimus, kas siin saab paremat ja vasakut patte eraldi reguleerida, siis jah, saab küll. Vajutad aga nuppu, vajutad uuesti, nüüd on üks padi ja nüüd on teine padi ja siia soovitud rõhk ja ongi kõik, fikseerib ära, paneb rõhu paika. Ülimugav kasutada, sõiduaeg, kiirteedel, tuulised ilmad, tõstad rõhku, keerad maha kuhugi B-grupi maanteele, mis raputab asjad, lased rõhu maha, palju mugavam. Ütleme nii, et kindlasti on oma hinda ja kõik väärt tänu turvalisusele ja kasutusmugavusele. Kindlasti soovitame. Kui on soovi, siis jälle flamecocamper.ee kodulehelt hinnapäring ja teeme teile pakkumise.